tere! Mul oli juba ammu broneeritud tegelikult ette homne kuupäev. Ja alles täna sain ma selliselt rahvusvaheliselt lehelt teada, et homme on tegelikult ääretult külluslik päev. Õigemini see on lausa 2026 aasta kõige õnnelikumaks päevaks kuulutatud. Miks? Ma ei ole küll astroloog, kuid öeldakse, et planeet Jupiter ja Veenus nii-öelda, neil on oma kombo, neil on joondumine, neil on mingi oma sümbioos, sünkroonsus, mingi teema seal on. Ja nagu me teame, siis need kaks planeeti on ääretult külluslikku ja kõike head ja paremat. Jupiter ja Veenus. Väga ka selline naiselik, rõõmuküllane, külluslik, armastav ja igatepidi selline wealthy, healthy, nii suhetelt kui ka rahalt ja nii edasi. Nii et vaatame sulle, et mis see homne päev siis 9. juuni toob ka sulle. Et minul on küll väljasõit täiesti teistsugusesse kohta, kus ma ei ole varem käinud. See on juba omaette selline tore. Ma vaatasin, siin on mul jäetud juba varasemalt Jupiter. Jupiter on üks ju õnneplaneet ja õnne, kaitstuse, külluse planeet. Muide, need kaardid on mul hetkel müügis lausa. Need on poodides vähe saada. See oli viimane pakk Apollos, mis ma ostsin mingi 3 kuud tagasi, aga seega need suht uued. Need poodides on need 29,90 kuni 39 eurot. Sellised suured, kvaliteetsed, ilusad, värvilised ja ka süsteemsed. Siin on nagu planeedid, siin on päikesemärgid. Ja kui sa soovid seda ainult 20 eurot, siis sa saad kaasa minu raha ja külluse afirmatsiooni kotikese lisaks. Aga kui sa soovid oma homset õnne nagu võimendada, siis just täna mul tuli telefonikõne, et sooviti, ei tea, kas õnnenumbri videot või karma videot. Nad on 2 erinevat asja, need mõlemad on positiivse maigulised tegelikult, aga need on täiesti erinevad. Täiesti erinev vaatenurk, täiesti erinev sisu, täiesti erinev loome. Ja kõik, kes on need tellinud, nende igapäevaelus on juba imesid juhtumas, et see hakkab oma elu elama, see video. Et kui sa oled seda nagu vaadanud ja mõtestanud enda jaoks, see ei ole juhuslik, et see juba inimestele loob hoopis teistsugust vaatenurka. Nii et kui sa soovid ka homset õnnepäeva, Veenuse ja Jupiteri kombot ehk aasta 2026 aasta kõige õnnelikuma päeva veel võimendada, siis tellis kindlasti vähemalt see õnnenumbri arvutamise video. Ja saa teada, kuidas seda igapäevaselt ka kasutada. Aga vaatame homse ja miks mitte kogu nädala, niisuguse tore algus nädalale, sellele nädalale. Vaatame, mis sõnum siit tahab läbi siis tulla. Mis see tähendab meie jaoks? Ja ma võtsingi siis 3 kaarti ja kaardipaki põhjas on Uranuse planeet Change. See loob muutusi. See õnneplaneet loob väga paljudele siinsetele, kes jõuavad selle videoni vähemalt, loob muutusi. Väga tugevaid muutusi. Ja edasi viivaid muutusi. Ma näen siin 777 ja tuleb 9 ka. Mingid ringid lõppevad. Jah, sest homme on 9. tegelikult kuupäev, 9. juuni. Siin on ka natukene tunda sellist nagu 369 numbrimaagiat ka natukene. Ehk siis mingi süsteemsuskord on siin, nagu planeetidelgi. Mina ei ole astroloog, kuid ma tajun midagi sellist. Mis see veel loob? 3 kaarti võtsin teile, kes te siia jõuate. Uued, vanad olijad. Muide, kui te tahate kaarte, neid
Star Codes astrokaarte, neid samusid, siis või siis õnnenumbri videot, siis kontakt on siin all. Esimene kaart tuleb, siin tuleb Uranus on ju 25, muutused 25, siin tuleb 16 ja läbi rahu tähendab selgus saabub ja läbi selle selguse mingi rahu. Jah, ma tunnen ka, et Veenus ja Jupiter kindlasti on harmoonilised. Nad ei ole sellised destruktiivsed, jõulised, nad on üpriski harmoonilised, ma isegi ütleks, tugevasti sinuga naisenergia, kõrgvibratsioonid. Aga selline mingi joondumus, nagu siin on ka, toob sellise selguse ja hingerahu. Mõistetakse, et ollakse õigel teel ja mitte ainult, see toob ka mingi avardumise. Homme tekib ja selle nädalal, kogu selle nädala jooksul tekib mingi avardumine, mõistmine, läbi uudisimu tekib avardumine, selgus, hingerahu, liikumine, seikluslikkus, nagu ka mul, ma lähen homme on ju täitsa uude kohta, eks ju, mingi avardumine. Ja 52, 25 ja 52 ja 16 ongi siis 777. Tuleb ka sümbioos. Mina näen ka, et see Jupiter ja Veenus, nad on nagu hästi-hästi täiendavad teineteist. Jupiteris on siiski nagu oleks minu jaoks nagu mees ja naise energiate tasakaal. Aga ta on ikkagi küllus. Ta on mingi viljade lõikamine juba, eks ju. Võib-olla läbi naisenergia loomise. Sümbioos, ma tunnen ka, et nagu 3, 6, 9 mingi niuke süsteemsuskord, Veenus, Jupiter, hästi toredad energiat kuidagi. Väga toredad energiat ja kui siin need kaardid kõnetavad, siis ainult 20 €, ma olen neid kasutanud ainult 3 kuud. Teen lihtsalt siin oma kaartides inventuuri, nagu ma ütlesin, kui ma olen liikumas, siis mul on hea, kui ma minimaalselt asju. Need on väga toredad kaardid ja neid saab kasutada nii toredasti nii numeroloogilises, astroloogilises, Star Family style, eks ju. Vaatame sinna juurde ka need on müügis, aga need on ainult 5 €. Need on mul ka kauem olnud. Louise Hay afirmatsiooni kaardid. Ka neile tuleb minu külluse ja raha afirmatsiooni kotike kaasa. Ma olen avatud siis uutele sellisele sissetuleku allikatele, uutele suundadele, uutele külluseallikatele ja nii edasi. Ja et nii oodatud kui ootamatutest allikatest on oodata siis ka selliseid nagu õnnistusi. See on väga läheb selle kuu, nende astroloogia planeetidega nii kokku minu meelest. Jaa. Ollakse nagu hästi nagu endaga nagu heas selles, et nii. Ja rutikaardid, kaksikhingekaardid, mis on läbi minu kirjastuse trükitud. Tal on neid küll väga minimaalselt veel alles, enamus on müüdud. Nii et kui sina soovid ka, siis võta rutiga ühendust, panen kontakti siia alla. See on siis kaksikhinge teekond, mis aitab sul tulla iseenda keskmesse ja mõista iseend ja seda dünaamikat paremini, luua tasakaalu ja nii edasi. See sobib ka hästi siia Veenuse ja Jupiteri juurde. Muide, mitte küll rutt, juba keegi teine, aga selle ma jätan üllatuseks, varsti õige pea kajastan. Minult on tellitud, jah, ruti soovitusel küll, ka keegi teine on tellinud siis kaardid läbi minu kirjastuse ja need on samaväärselt põneva sisulised.
nii et hoidke ühendust, olge lainel ja varsti ma jagan teiega, kes see on ja mis kaardid need on. Et selle kuu sees veel juba saab, nii et kui sa soovid aga kaksikhingekaarte Ruti kaudu, siis ma panen Ruti otsekontakti siia alla. Ja sõnum tuleb täna sulle sellised. Kundaliini ei pruugi olla plahvatus. Ta võib olla vaikse, armsa voona, mis lihtsalt on. Vau, minu jaoks see sõnum kinnitab seda joondumist, nende Star Codes Astro oraakli kaartide joondumist, et see Jupiter ja Veenus, see ei ole midagi nagu Mars, see on täiesti teistsugust, eks ju. Et see ei ole nagu Saturn ja Mars ja asjad, see homne päev on niisugune naisenergia kulgemine, see on selline sisemine põlemine, kumamine põlemise all, ma mõtlen. Selline mõnus olemine. Et selline teadlik, mõnus, külluslik jagamine ja homme on mul siis podcasti väljasõit, varsti jagan ka teiega seda ja ma ei tea, mis teemal seal üldse minuga hakatakse arutama. Olge lainel, seega see on mulle endale ka üllatus, mis seal kõik hakkab lahti rulluma. Nii et Mystify podcast kutsus mind tõepoolest, et lõpuks peale mingi 3.-4. korda me kohtume. Siis homme ja veel sellisel, täna selgus, et sellisel kosmilisel, astroloogilisel, lausa kogu aasta kõige õnnelikumal päeval, planetaarselt või astroloogiliselt, et kes seda oleks teadnud, väga armas, et see niisugune kokkusattumus tuli. Kui sina tahad ka oma õnne võimendada, siis kindlasti telli minu õnnenumbri video, tasuline ainult 5 eurot. Võta ühendus jälle minu kontakt on ka siin all. Kui sa soovid neid kaarte koos raha ja külluse afirmatsioonikotikesega, siin on 44 afirmatsiooni, kui ma ei eksi, ehk siis 8 küllus, samuti peaaegu 10 eurot soodsamalt, uueväärsed on need. Ja nad on tõesti ühed mu lemmikud hästi valitud, kuid mul on vaja ruumi teha, minimalismile suundun ja siis need Louise Hay Powerful ka võimsad kaardid. Samamoodi tuleb afirmatsiooni kotikesega, mul on neid veel 4 tükki järgi. Nii et viimased tulevad. Ja kui sa soovid rutikaarte, telli. Hästi. Selleks selline nädala sõnum või homse, vaatame, mis minu kaardid ka, mis minu robussed enda tehtud kaardid. Ja mingi selgus tuleb. Oi, mis tahab praegu lahti rulluda. Muide, ma täna just lõpetasin selle, mul on nüüd uus selline menüüs selline punkt, kus on üks konkreetne küsimus ja ma kanaldan sulle vastuse. Ja ma küll ütlesin, et kirjalikult vastan, kuid mõnikord ma teen seda videoteel, mõnikord kirjalikult, oleneb, kus ma olen või mida ma teen või kus ma parasjagu olen ja mis need võimalused on. Aga täna tuli üks selline, jälle ma just lõpetasin ühe, et viimasel ajal 2 olen lõpetanud. Väga põnev. Et ma siis ei kasuta kaarte selleks, ega ruune ega mingeid selliseid asju, vaid ma kasutan selleks oma annet puhtalt vastamiseks. Ma joondan teadliku, alateadliku ja üliteadliku meele. Ja sellepärast need vastused tulevad ääretult konkreetsed, täpsed ja tõetruud. Seal ongi see kogu magic. Et minul on see võime seda teha. Mul on see anne seda teha. Ja ka minu kaardid ütlevad, et midagi müstilist on transformeerumas läbi emotsionaalselt intelligentse tõe. Tähtis on ka kasta ja visualiseerida oma soovitut. Kui sa soovid manifesteerimisalast sellist toetust,
või takistuste eemaldust, siis ka sellega ma tegelen, aga siis on parem kaugseanss 1-1. Minu koduleheküljel on kogu info selleks, et viimasel ajal on ka see aktiveerunud, sest see on üks mu tugevus ka, elimineerida need takistused, mis on olnud. Ja need takistused võivad olla erinevad. Erinevatel inimestel, erinevad kogemused, erinevad takistused. Ja mina olen hästi selline tulevikusuunitlusega ja aitan sul leida ja avastada need punktid, et sa saaksid need ümber pöörata. Võiks öelda, et siin on nagu tõepoolest küllus on, tõde on, emotsionaalne intelligentsus on. Tundub, et midagi on pöördumas. Mingi tõde on üles tulnud ja see on aidanud selgust luua. Ja see on aidanud harmooniat luua. Täna tuli mul ka taipamine, et kõrgemad jõud on suunanud mind siin planeet Maal ka kõige salakavalamates punktides minu enda ja minu inimeste osas paljastama mingid punktid, mis on kas minu või nende eest varjul olnud. Näiteks kui on ressurssi, inimese sisemist ressurssi kuritarvitatud salakavalatel viisidel, sellisel varjatud viisidel, siis divine ehk siis Jumal, nagu ma ütlesingi, see teadlik, alateadlik ja üliteadlik meel minus suunab mind mõnikord vaatama kohtadesse, nägema asju, mis on tegelikult pealtnäha varjatud. Ja kui ma neid näen, siis see on nagu just nagu jälle pusletükk sinna, et vabastab, sest teadlikkusega juba vabastab väga palju. Näiteks kui keegi seob oma firma külluse, see on pahatahtlik energeetiline vargus, mitte rahaline, energeetiline, sisemise ressurssi vargus, kui sa tead, et keegi on väga ressursirikas, väga külluslik, väga õnnelik, väga edukas, väga rahakas, väga asjalik, töökas ja teenib oma raha läbi oma annete võib-olla külluslikult ja teenides niimoodi inimkonda ja keegi näeb seda ja ta võib kasutada tema mingit daatumit, kas sünnidaatumit, kas mingit muud daatumit, mingit muud teemat, et võtta seda endale, et ta peaks ise vähem tegema või midagi taolist, siis tegelikult on see vargus, see on energeetiline vargus ja mind on suunatud sinna nägema seda ja andma teada ka sellele inimesele, kelle kohta on selja taga niimoodi tehtud. See inimene on ise olnud liiga naiivne, heausklik, uskunud, et keegi on hea, aga tema headust ja tema küllust on kuritarvitatud. Vaata, kui läheb teemasse praegu siin Jupiter ja Veenus, eks ju, külluse planeet. Aga divine, mina olen universumi saadik, mind viiakse selliste tõdedeni. Ja läbi selliste tõdedeni ja müstikate olen ma avastanud ka enda kohta, et minu kohta on midagi sarnast tehtud, aga ebaõnnestunult. On tahetud võtta midagi, aga seal on olnud üks nihe, mis on mind kaitsnud. Ja alles nüüd ma saan aru, täna saan ma aru, miks see tekkis nii. Kui ma varem mõtlesin, et oh my god, miks see tekkis nii, me tahtsime ju nii, siis nüüd ma saan aru, miks see nii tekkis. See oli kaitseks, blokeeringuks, et minuga sama ei saaks teha. Ja nüüd täna see inimene teab seda ja kui sa tead seda kuritegu, energeetilist kuritegu, siis sa tegelikult spirituaalset kuritegu, siis sa saad selle tühistada. Ja siis see inimene, kui ta varem on liugu lasknud sinu ressursi najal, sind samal ajal võib-olla laimates, sinu selja taga olnud väga selline salakaval, enese omakasupüüdlik, siis tema jaoks on väga suur langus võib see olla, kui ta järsku mõistab, et see kood või see nõia spell on nimelt ära tühistatud läbi teadlikkuse. Läbi selle, et divine tuli kaitsma, divine tuli näitama, et näe, siin on tehtud seda. Või et ka see, et laimatakse koos, aga
kui kõik on hästi. Aga kui on tüli majas, siis laimatakse hoopis sind. Ka see on tulnud ilmsiks. Et kohe õel selline laim. No ma ütlesin, et järgmine aasta on 2027 on 2, mis on ülempreest rinna. Väga paljud sellised mustrid nagu 1 ja 2 ehk siis ürgaja poliitikad ja nõidade niisugune süsteem aktiveerub, kus siis tõepoolest tahetakse puhastada seda olukorda. Et ma olen tähele pannud, et kuna mina olen kunagi eelmistes eludes kindlasti, nagu me kõik oleme vanema hingena, kõik rollid läbi teinud, siis ma olen aru saanud, et see on vale tee olnud ja ma ei ole juba ammu paljusid elusid, nagu 6 elu, mis ma olen läbinud. Ma ei ole niisuguseid primitiivseid mustrid kasutanud, nii et minule vanema hingena, kes on kõik need läbinud, seda, mis ühiskonnas toimub praegu, on selline natukene, peab kannatlikkust varuma, eks ju, et väga paljud alles teevad neid mustreid läbi. Aga mulle on antud läbi selle, et ma olen seda mõistnud ja õigel ajal ära katkestanud ja õppinud koheselt igas elus need asjad ära ja järginud neid, siis mul on antud ka spirituaalne ränk selle võrra, et ma saaksin aidata ka elimineerida ka planeetmaal selliseid mustreid, kes soovivad ka minu inimeste suunas niimoodi vastanduda sellisel teemal, et need paljastuvad. Et Jumal, universum töötab väga kannatlikult, aga järjepidevalt. Kui keegi arvab, et ta on nüüd saanud, ma olen saanud nüüd teha salaja mingit teemat, ma olen nüüd võidu inimene, siis see tagantjärgi, see karmaatiline tagasiside võib olla väga ränk. Ränk siis eestikeelne sõna. Sest divine, Jumal, on väga kannatlik, ta tahab näha, kuidas sa kasutad oma vabad tahet. Ta vaatleb, ta testib ja siis on see sinu enda südametunnistus, kuidas sa seda kasutad. Ja tihti, kui ma lähen kuhugi või keegi tuleb minu juurde, siis tavaliselt kas temal endal või tema lähedal kellelgi on sarnane teema, et see paljastuda. Kas nende vastu on tehtud või nemad on teinud. Sest ma olen 8. elutee numbriga, ma olen karma-dharma õppetunnid läbinud ja ma olen õpetaja tänu sellele selles. Ja ma näen, kuidas ka paljud õpetajad, nii spirituaalsed kui ka akadeemilised, rikuvad seda seadust päris korralikult, kuritarvitades oma võimu ja oma andeid. See aga, my dear, on kurjast. Ja 2027-2028 õpetab universum, mitte mina, universum. Mina olen üks saadikutest, valgustöötajatest, kes peegeldab seda, kui sa oled valel teel. Et sul on veel võimalus, viimane võimalus midagi muuta ära, et õigele rajale minna, et oma südametunnistust korrasta. Kui sa eired seda mitmeid kordi, siis lihtsalt elu, see muster antakse elule edasi. Elu on kindlasti sulle väga palju kordi peegeldanud, aga sa oled seda eiranud. Aga see töötab alati sinu enda kahjuks, kui sa seda teed. Mehed kui naised. Seega tõde tuleb, kaitse tuleb, uus algus, mis on kõrgvibratsiooniline, ehk taas sünd on siin olnud. Kaitse tugevneb, sest kui sa oled midagi õigesti teinud. Ma loodan, et mu sõnum oli selge. Ma usun, et see oli õpetlik. Kes tahab, see kuulab, kes ei taha, see ei kuula, aga mina lihtsalt edastan universaalset tõde. Ja see võta või jäta. Igaüks teeb omal moel, aga lihtsalt mina olen elav näide sellest, et kui sina teed vigade parandusi läbi elude, siis ka elu õnnistab sind vastavalt. Olgu,
kui sa soovid oma õnnenumbrit, karmanumbrit, läks karma jutuks ka, no kusjuures täiesti ootamatult. Eks ma usaldan, mis tahab üles tulla ja siis ongi. Tähtis on tasakaalu luua. Ma näen väga paljusid minu juures olekul, need, kellel südametunnistus on must, võib katus ära sõita. Neil, kellel on südametunnistus puhas, minu juures olekul, neil on minuga väga hea olla. Kas ma teen seda teadlikult, tahtlikult? Ei, see on minu aura väli. See on minu kaitse, universumi kaitse. Ta võimendab seda, mis inimestes juba olemas on. Ja üks asi veel, kui sa kaitsed kedagi, kes on teinud midagi väga kurja, niimoodi, et on kaotatud isegi inimelu ja sa oled kaitsnud seda inimest, võib-olla sellepärast, et sa ise oled midagi sarnast teinud. Aga see on tõsine rikkumine, inimelu kaotus. On see siis emotsionaalne, vaimne, mentaalne, spirituaalne mõrv. See on kuritegu. Loodusseaduste rikkumine. Aga kui sa seda kaitsed ja püüad varjata või kuhugi alla, liiva alla peita, siis sa osaled samamoodi selles kuriteos veel teist kordagi. See näitab, et sa ei ole oma õppetundi ära õppinud ja sa püüad ka teisi abistada, et ka nemad ei peaks seda ära õppima. See ei ole õige. Ma usun, et sa isegi saad aru. Ja ma näen, et sa oled ähmi täis sellest, sest su südametunnistus teab. Su hing teab, mis tegelikult õige on. Aga kui sa lähed oma hinge vastu, siis võib kuppel ära sõita. Sest sinu keha, meel ja hing ei ole joondunud. Kui sina elad ausalt, keha, meel ja hing sünkroonis, siis sa oled tasakaalus. Sellepärast ongi parim investeerida iseendasse, oma inimestesse, oma koju, oma ruumi. Kõik vajalik on siin all infos, kõik kontaktid, kõik infod, edasiuurimised, puurimised, kui midagi kõnetas, võtta kindlasti ühendust. Ole hoitud, ole kaitstud ja ilusat suve algust. Imeline nädal, juba eelmine nädal oli imest pungil täis, nagu eeltöö selleks nädalaks ja see nädal tuleb veelgi parem ja külluslikum tänu homsele õnnepäevale. Aga nagu te teate, mina ei räägi ainult ilustatud juttu. Ma räägin ka asju, mis vajavad kajastamist. Ehk mina olen hingeõppetundide, ma aitan neid läbida, ma aitan neid teadvustada ja ka vigade parandusi seal teha sellepärast, et ma olen läbi elude seda ise teinud. Ja sellepärast loodusuniversum on andnud mulle rohelise kaardi, rohelise tule, seda ka teistega jagada. Et ka neil, et nemad saaksid ka rööpasse oma elu. Ja ma sain täna nii palju toredaid tagasisidesid oma püsitasakaalu panustajatele. Aitäh ka Rainer sulle endiselt tasakaalu panuse saatmise eest ja täna oli tore vestlus meil. Selline mõlemapoolne sümpaatia ja austus. Aitäh sulle. Kõike head. Nägemist.